tervitan teid, kallid vaatajad, juba 9. juudi uudiste episoodis. Nii tahaks muljetada, et maikuu ijaar oli meie kogukonnas sündmusi täis. Nii et tänases episoodis räägime Magasini tänaval asuva juudi kalmistu rekonstrueerimisest, Helsingis toimunud Farbrengenist, Lagbaumeri tähistamisest, naisteklubi kohtumisest, mis oli tehtud Rishi Pikarski sünnipäeva auks, kuidas Eesti läks rabi juurde ja Tallinna sünagoogi 16. aastapäevast. Mazal tov, õnnitleme uut juudi perekonda ja lõpuks ka Shavuoti tähistamisest. Soovime selle episoodi alustada 4. mail toimunud väga olulise sündmusest, mis seob aegu ja põlvkondi. See on uudis Magasini tänaval asuva vana juudi kalmistu rekonstrueerimistööde alustamisest. Täname kõiki, kes selle tähtsa sündmuse võimalikuks tegid. Samal päeval võtsid rabi Mihi Pikarski ja Mihhail Weinstein osa suurest Farbrengenist meile vaimselt ja geograafilisest lähedases kogukonnas Helsingi linnas. Selle sündmuse põhjuseid tegelikult oli mitu. Rambami teoste iga-aastase õppimistsükli lõpetamine, Jortsaid ehk Lubavitseri rabi venna mälestuspäev ja loomulikult Pesahi Sheni ehk teine Pesah. Soovime Helsingi ja Soome kogukonna kasvamist, tugevnemist ja arengut, nii et tugevneks ka meie kogukondade side. Lagbaomer on ahavat Iisrael ehk ligimise armastuse päev. Rabi Shimon bar Yochai surma aastapäev, traditsiooniline looduses kohtumise päev, lõkke süütamise päev, vibul laskmise päev, pikniku ja soesuhtluse päev. Avasime kõik need õnnistuse anumad koos 9. mail Lagbaumeri tähistamas Nõmme seikluspargis. Aitäh kõigile osalejatele! Unistus, et Eesti läheb rabi juurde, sai sel aastal teoks 11. kuni 16. maini meie kogukonna meeste seltskonnal. Reisikorraldaja Rabi Shmuel Kott hoolitses kõige vajaliku eest kõrgeimal tasemel, et ei peaks liiga palju muretsema ja saaks pühendada kogu oma tähelepanu ainult reisile, loomulikult ka ekskursioonidele, kohtumistele ja oluliste kohtade külastustele. Osalejad külastasid Ohelli Lubavitši rabi matmiskohta, kus palvetasid kogu meie kogukonna eest. Samuti külastasid nad 770 sünagoogi, rabikontori ja ekskursiooni Schneersoni raamatukogus. Šabati õhtu veetsid nad venekeelse Saritševe perekonna külas, kelle peremees käis lapsepõlves Eesti matemaatikalaagris. Nii mõnigi teist on juba kuulnud sünagoogis šabati ajal osalejate eredaid muljeid ja üks tagasiside kõlab just praegu meie armsatele juudi uudiste vaatajatele. Kõige suurema mulje jättis see, et kuidas Rebe pärand elab mitte ainult raamatutes ja vaimsuses, vaid kuidas elab ta meie materiaalses maailmas edasi. Tuhanded inimesed kogunevad iga päev New Yorki 770-sse, et koos palvetada, õppida, jagada tarkust. Et see on üks juudi rahva tugevuse alustala. Nii, nüüd aga edasi eetris on meie lemmikosa õnnitluste rubriik. Juudi uudiste meeskond ning kogu sünagoogi ja koolituskeskuse kollektiiv õnnitlevad suure rõimuga kallist Rebetsin Rishi Pikarski tema sünnipäeva puhul, mis saabus kohe pärast Lagbaumeri 19. iaril. Rishi veetis selle päeva mitte ainult oma perega, vaid korraldas loomingulise, muusikalise ja väga hubase ja maitse õhtu kõigile juudi naistele.
täname sind kogu südamest ja soovime, et andku Jumal, et sinu sisimaid ja perekondlikke soove parimal võimalikul viisil täituksid. Ja 28. jaanuaril sai Tallinna sünagoog 16 aastaseks. Ja see on suurepärane võimalus tänada Eesti juudi usukogukonda esimeest Boriss Oks. Sest just tänu tema jõupingutustele 16 aastat tagasi sai võimalikuks sünagoogi ehitusprojekt. 11. mail kogunes meie kogukond šabati eelõhtul, pidulikul õhtul, mil kõlasid õnnitluskõned Boriss Oksilt, rabi Šmuel Kotilt ja Eesti juudi kogukonna esimehelt Ala Jakobsonilt ning soojad sõnad Bronsteinide perekonnale ja kõikidele sponsoritele, kes aitasid meid sünagoogi ehitamisel. Pärast seda ootas kõiki õhtul osalejaid kingitus, teatri ja musikaline reis juudi rongis marsruudis Kiiev, Dnipro, Odessa, Tšernivitsi ja Tallinn, mille esitasid meie külalised, näitleja Bart ja Iisraeli kirjanike liidu liige Emil Krupnik ja ka näitleja Ukraina teatritöötajate liidu liige Anatoli Šengaid. Uue juudikuu alguses Rosh Chodesh Sivanil toimus sünagoogis sündmus, mille tähtsust võib võrrelda templi ehitamisega. See on uue pere sünd. Huppa Maria ehk Bella Golovoi Tallinnast ja Rostislav Rafael Moishe Kravtsov Kamjanske linnast. Suureks auks meie jaoks oli asjaolu, et Kamjanskest tulid tseremooniale rabi Levi Stambler ja tema abikaasa Rebetsin Rebecca Tina Stambler. Kamjanske on ka juudi muuseumi direktori Gennadi Grambergi kodulinn, kes on samuti üks meie kogukonna asutajatest. Õnnitleme kogukonna nimel kallist noorpaari ning soovime nende perele palju rõõmu, armastust ja soojust. Mazal tov! On veel üks oluline ühine sünnipäev. See on Šavoti püha. Nii nagu 3335 aastat tagasi hoiab juudi rahvas täna toorat. Ja loomulikult toora hoiab meid. Lubavitšeri rabi soovib alati, et kõik võtaksid toora vastu rõõmu ja sisemise mõistmisega ning selle soovi täitmiseks kuulis Eesti juudi kogukond koos kogukondadega üle maailma 10 käsku. Nautis pidulikke maiustusi ja jäätist, mida pole sugugi lihtne leida ning Tallinnasse toimetada. Ja kallid lapsed toora saamise peamised tagajaid said mängida, küpsetada maitsvaid küpsiseid iseseisvalt. Õhtu üheks põhisündmuseks oli uue kaasakantava Aron Kadeshi pidulik sisseviimine sünagoogi. Torra rullide kapp, mida hakatakse kasutama koolituskeskuse töös igaühe jaoks. See teo sai tehtud maailma disaineri David Reutmanni poolt spetsiaalselt Eesti juudi kogukonna jaoks ja see kordab kõrbes kaasakantavast templist tõelise Aron Kadeshi kuju. Mis võib tugevdada Šavotil saavutatud hingetõusu? Muidugi muusika. 31. mail oli meie au kuulata kõrgetasemelisi esinejaid Jeruusalemma kantorite koori. Koori esinemise ajal kõlasid kõigi lemmikpalvused, hassiidi, jidiši ja Iisraeli laulud. Koorimeeskond näeb oma ülesannet muusika ja kultuuripärandi hoidmises ning Iisraeli kaasaegse vaimuliku ja ilmaliku muusika levitamises. Ning Eestis realiseerisid nemad see ülesanne kõige edukamalt. Täname teid tähelepanu eest! Juudi uudised on nüüd lõppemas, kuid me kõik teame, et juudi optimism muutub ainult tugevamaks, kui õnnestub sagenemini toorasse vaadata. Ootame teie tagasisidet,
kommentaare ja ettepanekud. Kohtumiseni selle suve üritustel!